Mida te siis arvate inimestest, kes on veganid ja kes ei taha süüa liha, et kas nad teevad ränga vea või mida sellest arvata? Mul ei ole mingit arvamust. Tehku, mis tahavad. Aga see, mida nad söövad või kui süüa näiteks ainult taimseid tooteid, kas see on kuidagi kahjulik? Sa ei saa vegantoidust vajalik vitamiine, mineraale kätte. Et sa elad kroonilises vitamiinipuuduses, sul on erinevad tervisejamad, et mõni tuttav vegan, kellelgi on, siis ma arvan, näeb ise ka kõrvalt, et milline see nahk on, mis värvi juuksed on, kuidas seedimine on. Silmad lähevad koopasse. Ja veganitel number 1, mis kaob, on huumorimeel. Ei, päriselt. Ja väga palju nüüd on ju kõik need, kes on veganid olnud, nüüdseks ex-veganid. Et see on juba väga tavaline normaalsus. Ja kõige naljekam on see, et ma ei tea ühtegi, kes on karnivoori pealt läinud veganiks. Ja just, et väga paljud veganid on just näiteks karnivoorluse peale läinud, tervendanud oma tervise, kui on, sest et osad terviseprobleemid võivad olla isegi nii-öelda pöördumatud. Aga jah, karnivoorlusega saab ju väga edukalt kõik tervisejamad enam-vähem ära tervendada. Aga ma olen ka seda meelt, et igale inimesele sobib nagu erinev toitu, et see ei ole see, et me kõik oleme ühed robotid, kõigile sobib täpselt üks asi, et iga üks peab leidma selle oma nii-öelda ideaali. Sulle sobib omnivoor toitumine, mulle sobib karnivoor on ja. Mis nende vahe üldse on? Mis on karnivoorlus, mis on omnivoorlus? Karnivoorlus, seal on ka veel eraldi mingisugused nii-öelda kategooriad on ja, et täiesti puhas karnivoor söödki ainult liha ja soola ja vett, siis natuke leebemaks minna tarbid veel piimatooteid, muna, veel leebemaks minna lihtsalt sinna puuviljad juurde. Aga ehk, et sa ei söö ilmselgelt mingisuguseid pooltooteid poest ostetud ja sa ei tarbi mingisugust süsivesikut, näiteks mingid riisid, tatrad, makaronid. Kui tarbid süsivesikut, siis ongi need puuviljad või näiteks mesi. Aga ühesõnaga puhas toit ja loomne liha, piimatooted, muna. Mul on sellega, nagu ma ütlesin, siis mul on ka järjest rohkem on järjest rohkem on liha tekkinud on ju toidulauale, aga see on natuke mul seotud sellega, et võib-olla enda lapsepõlvega, kus ma sõin mingid makarone hakklihaga ja ma alati kurtsin, kui vähe on seal makaronide seas seda hakkliha või nagu nii-öelda seda head osa, on ju, mis on siis liha. On ju. Just ja mõnele üldse liha ei maitse, on ju, et siis ongi, kellele mis toitumisstiil sobib. Aga samuti seal on ka see, et kus kohas sa nüüd elad. Et eestlane kohe kindlasti ei ole mõeldud sööma samamoodi nagu mingi palil elav inimene, on ju. Et see rajoon, piirkond, kus sa pärit oled, mida seal nagu aastatuhandeid tarbitud, söödud, kasvatatud on, seda peaksid ka sina sööma. Eestel hapukapsas on ja fermenteeritud toit, hapukurk ja kodumaist ja hooajalist toitu, et see on nagu see, mida see on tõsi jah, et me ei saa süüa näiteks nagu itaallased on ja siis eeldada, et me oleme kõhnad, et sa lihtsalt see talu ära kuidagi, aga itaallastel on täiesti savi, kogu aeg ainult pastat ja leiba või saia. Eesti esu.